Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd on siis meil järg. Järg on meil augustikuus sündinutele. Vaatame, mida toob augustikuus sündinutele. Niimoodi. Varsti on pingimaitse suus siin juba. Nii, puupingi peal ei ole hea mõte istuda ega teha neid ennustusi. Aga siin õues on nii mõnus olla. Tuult ei ole ja kaardid ei lenda laua pealt ära ega midagi. Siis saab ometigi teha mõned videod õues ka. Oleme, üks päev oli naljakas olukord, et lõpuks ometi oli ilus päikseline ilm ja siis keegi, vaata mis teile siin hüppas välja juba, ja siis kellelegi ütlesin ka, et kuule, et lähme tuppa, et väheke jaadame. Ja siis mõtlesin, et kuule, et alles ootasime ilusat päikselist ilma ja nüüd, kui esimene päikseline ilm on, siis ütleme, et kuule, lähme tuppa natuke varjulisema kohta, et on ikka inimesed ikka huvitavad küll. Nii, augustikuus sündinutel. Teil näitab siin, teil on siin ka mingisugune valikute teema, aga et teie ei pea ise otsima, vaid teie juurde jõuavad ise võimalused. Nõnda, opa, vaat sulle siis. Nii, teil on küll pere loomine või niimoodi, et kui on olnud siis suhe, mis ei ole veel olnud nii-öelda ametlik suhe, siis teil on küll selline leivad ühte kappi panemise teema siin, mis kerkib esile ja võib ka olla pereliikme lisandumine. Nii, siis näitab perekondlikes suhetes näitab kõikide asjade lahenemist ja teil tuleb siia rahalise võidu kaart sisse. Et teile soovitan ka mängige lotot või siis see võib mis iganes asi olla, aga ma vaatan kohe. Ei, see ei ole pärandus, ma tahtsin vaadata, et äkki on pärandus, aga lihtsalt, et võtke mängige lotot, siin on täiesti võiduvõimaluse seis sees siin ilusasti. Võt, nii et väga lahe. Nii, siis on selline, võivad mingid uued ideed, uued ettevõtmised tulla, võib-olla võib tekkida lastega natukene sellist, lapsed lähevad augustis veel ei lähe kooli, Soomes muidugi lähevad augustis kooli, võib-olla kuskil mujal ka, aga siin tuleb ja natukene sellist, võib-olla natuke ümberkorraldus, võib-olla natuke mingit sättimist ja siis perekondlikest suhetes meeste ja naiste vahel natukene sutsukene justkui tuleb selline mingisuguseid takistusi, aga peab täitsa rahulikuks jääma, et siin mingi õppetunni teema on. See võib ka uue kooliaastaga seotud olla. Või siis on niimoodi, et kui naisterahvad, just naisterahvaste juures on see õppimise ja õpetamise kaart, et kui on naisterahvad tahab minna keegi midagi õppima, võib-olla mees ja mehele ei meeldi see, et siis teie ikka tehke nii nagu teie tahate, sellepärast, et siin näitab, et need, tead see ilusasti, ikka ilusasti, kõik on hästi, kõik kokkulepped, kõik on ilusasti saavutatav, et võib-olla jah, mingi tuleb jagada neid koduseid ülesandeid natuke teistmoodi, et see lastepoolne rõhk võib siin minna natukene meeste poole peale, sellepärast, et naised siis on rohkem mingi kas õpetamiste või õppimistega seotud. Nii et vaatame, mis siin siis tuleb. Igal juhul alumine kaart näitab ilusasti õnne sümbol, tervist, pikk iga, õnnelik olemine, see on väga hea teile siin. Nii, vaatame siis, mis need metafoorikaardid siin räägivad teile. Et pange siis mulle siia alla ikka kommentaare, et mis on läinud, mis ootavad minemist alles. Ma tegin nüüd selle korra nimelt sellise natukene väiksema lugemise, et siis te jõuate ilusasti kuulata ka, mitte nii, et ühte lugemist peate siin mingi pool tundi kuulama ja siis ei jää sugu meelde, et mis ma siin rääkisin. Et mõtlesin, et võtan vähekene kokku poole seda asja, et siis on teil kergem jälgida. Nii, vaatame siis augustikuud sündinutele. Nii. Jah, suhtealaselt on jumala hea.
siin on aga õppimist ja tegemist tuleb teil siin parasjagu. Nii hästi selline, see eriti kuu lõpp tuleb selline hästi toimetusi täis, hästi töökas, hästi palju siblimist, koduga seotud ja võib küll olla, rohkem ikka ütleks, et koduga seotud. Nii, teie võite jah, mingisugust seisukuperioodist täielikult välja tulla, teil võivad tekkida mingisugused täielikult uued visioonid ja siis ma korraks piilun. Nii, et teie vanat moodi enam edasi minna ei saa ega taha ja teil ei ole ka mõtet jääda enam mingisse vanasse istuma, vaid teil see energiatase tõuseb ja teil tekivad sellised uued visioonid. Võimalik, et mõni teist võib olla veel mingis vanas energias ja siis ta võib vaadata, et kuidas keegi teine on julgem ja tegutseb ja läheb sellise kergema energia suunas edasi. Et aga ärge siis jääge sinna maha ega mõlutama ega sellesse vanasse energiasse, vaid võtke ka ja tehke see julge samm ja liikuge ka oma arengus ja oma elus edasi. Siis võimalusi on hästi palju, oht on ainult selline, et kas te nüüd kasutate oma võimalusi või ei kasuta, sellepärast et kuna on liiga palju võimalusi, siis võib tekkida tunne, et ei tea, mida kasutaks või mida tahaks kasutada. Siis teie õpite ka asju sellise selgema pilguga vaatama, kõrgemalt poolt vaatama, kolmas silm avaneb, nii et hakkategi nägema, tunnetama rohkem, siis partnerlussuhtes näitab, kui on olnud mingi mõra sees, siis näitab leppimist, aga siin näitab, et see universum toetab seda kõiki partnerlussuhteid, siis mingisugusest süsteemist teie lähete läbi, nii et mingisugune süsteem, ükskõik mis see võib olla siis, kõik on ju süsteem, see võib olla rahandussüsteem, see võib olla koolisüsteem, mis iganes süsteem see võib olla ja te lähete sellest kuidagi niimoodi puhtalt läbi, et teie ei saa kahjustatud, vaid te lähete valguse suunas, teid universum kuidagi juhatab ja kaitseb. Siis jah, palju õppimist ütlesin, siis on enda mõtete kokku, ideid on hästi palju, aga siin soovitab natukene sellist meditatsiooni, et oma mõtteid ilusasti koondada, rahulikult läbi kõik asjad mõelda. Ja vahest ongi, kui pea on liiga ideid täis, siis võtta lihtsalt rahulikult, istuda rahulikult maha ja kas või mediteerida, et mis on tunnetada või mediteerida, et mis on hea. Ja siin näitab ka jah ikka, et seda töökust hästi palju, aga et mingid muremõtted, mis teil siis tekivad, siis näitab, et te lülitate nendest muremõtetest ennast välja teadlikult ja liigute ikka sellise helgema tuleviku suunas. Ja isegi kui siin kaardi pealt vaadata, siis on nii, et kui ümberringi on kas või teistel või teiste jaoks on natukene selline ebakindlust või natukene selline ebameeldivusi või siis teie liigute oma kindlas suunas, te ei lase ennast segada. Ja see ongi väga õige. Nii, et vot sulle töökust ja siblimist siin kuu lõpus. Nii, vaatame, mis siis need reiki kaardid teile näitavad. Nii. Ma siin ikka viskan alati oma nalja, et ma panen nüüd selgelt nägemise prillid ette, siis nüüd mul on 2 ühes, ei ole enam selgelt nägemise prille, number 1 ega number 2, vaid nüüd on mul 2 ühes selgelt nägemise prillid. Ja nad on isegi väga mugavad, ma olen ära harjunud nendega. Nii, nõnda.
nii, vaatame, mis siis need reikikaardid teile soovitavad. nii, esimene kaart, ühendus maaga. tervendus, ole looduses, tunneta rütmi. See on siis pigem jah selline loodusega ühe rütmi tunnetamine. ja no puhkust, ikkagi puhkust. siis näitab loovuse inspiratsiooni, intuitsiooni tunnete esile kerkimine, niimoodi peegeldus, kuma, valgus. nii, selle kaardiga ma siis ütlen teile sellist jah, teile tuleb kuidagi jah, selline loovus tuleb palju, inspiratsiooni tuleb palju ja siis tuleb selliseid välke, selliseid nägemusi või mõtteid, et mida teha. ja te hakkate märkama selliseid asju, mis siis, no näiteks keegi inimene, teil on näiteks endal mingi idee, olete ammu mõtelnud, no jälle toon kuidagi ühtemoodi näiteid vahepeal, aga et tuleb näiteks selline tunne, et vaatate, et issand jumal, et ammu tahaks ise maalida, vaatad, kõik teised teevad, on ju, kõik ilusaid neid asju. ja siis mõtled, et ah ei tea, et ma vist ikka ei ole veel valmis või, et siis, aga seekord on selline lugu, et need teised oma inspiratsiooni või näitamise asjade loomisega, ilusate asjade loomisega annavad teile inspiratsiooni ja te hakkate tegutsema, te hakkate ka looma, hakkate ka rohkem loominguga tegelema. nii et väga lahe. nii et selline lugemine siis tuli teile täna. siis saate, tänan teid selle eest, et olete nii kannatlikult ilusti oodanud oma korda. nüüd on siis see kord käes ja nüüd on siis teil teada, mis hakkab toimuma. ja pange mulle, kirjutage siia. ja kes tahab minuga ühendust saada, siis kirjutage mulle minu isikliku Messengeri, Maila Paalmäe nimi on mul. et siis saame juba vaadata, mismoodi me saame sättida teiega vestlused. nii et aitäh teile ja ilusat suve jätku teile. praegust on väga ilus suvi veel. nii.